et tünnis saab vett olla maksimaalselt nii palju, kui palju on kui kõrge on kõige lühem laud seal tünnis. Ehk see tähendab seda, et saagikus, ükskõik mis kultuuri saagikus, siis teravilja või köögivilja puhul saab olla nii suur, kui palju on seda saaki limiteeriva teguri minimaalne hulk, eks. Et kui meil on lämmastikku vähe, siis me ei saa seda saaki suurem saada, eks. Kui me nüüd võrdleme põllukultuure, siin teravilja ja köögivilju omavahel, siis köögiviljad on üldjuhul suurema toitainete vajadusega ja ka nende juurestik üldjuhul on, mitte et ta oleks väiksem või kehvem selles mõttes, aga ta ei ole, olenevalt ka kultuurist muidugi, ei ole nii efektiivne toitainete omastaja. Ja sellepärast öeldakse, et köögiviljad tahavad saada viljakat mulda, saada korralikku saaki. Ja kui me räägime Eesti muldadest, siis Eesti muldadel on siis selliseks põhiliselt puudus meil fosforist ja kaaliumist. See muidugi sõltub jälle mitmetest asjaoludest, piirkonnast, kus kohas me kasvatame, aga põhimõtteliselt fosfor ja kaalium on sellised elemendid, millest nagu ütleme, mulla enda omadustest lähtuvalt võib olla siis puudust. Ja kui me seal pidevalt kultuure kasvatame ja lisaväetist ei anna, siis ühel hetkel ongi need toitelemendid meil puudus ja saagikus hakkab siis vähenema. Siin on üks tabel lihtsalt, kus on võrreldud mulla analüüside tulemustes, et kui palju fosforit näiteks mullas on, kui tema siin on 7 ligidal. See on erinevate laborite andmetel ka veel tegelikult, et Tartus ja Sakus on nüüd 2 põhilist mulla laborit ja nende määramismetoodikad on erinevad, et siis peab nagu vaatama neid tulemusi selliselt. Põhimõtteliselt on võimalik ka vaadata mõnel pool taimede järgi, mis kultuurib, kui lopsakalt meil põlluservas taimed kasvavad, selle järgi on ka võimalik vaadata, et kuidas meil see mulla üldine seisund on. Ja siin on need mulla lõimised ja mulla happesused, siis samamoodi on sellega seotud. Kõigepealt siis rohkesti eraldavad kultuurid või eemaldavad kultuurid, need on siis sellised pikema kasvuperioodiga kultuurid, mis annavad rohkelt saaki ja siis kui me selle saagi ära koristame, siis selle saagi moodustamiseks vajalikud toitained me viime põllu pealt ära, see tähendabki siis eemaldavad mullast selle toitained. Need on need peakapsas, peet ja porgand. Keskmiselt on siin see varajane peakapsas, kuna tema saagikus on tükimaad madalam ja kasvuperiood lühem, samamoodi lillkapsas, sibul, tomat ja salatit, kurk, redis loetakse selliseks vähem toitaineid eemaldavateks köögiviljadeks. Nüüd üks asi, mida kindlasti tegelikult võikski ütelda niimoodi, et tootmises, kui me kasvatame müügi jaoks köögivilja, siis peab seda ilmtingimata jälgima. Nüüd, kui meil on koduaias, siis meil ei ole alati oluline ju päris, et me saaksime maksimaalse saagi, siis me võime ka sellist muldade sobivust võib-olla mitte nii väga järgida. Aga tootmistingimustes, nagu on öeldud, et kergematele muldadele sobivad sellised kultuurid nagu kurk, porgand, peet, lillkapsas ja raskematele siis peakapsas, kaalikas, seller. Et
näiteks võib-olla on teil endal ka kogemusi olnud, et kui on ikka väga kerge selline liivane muld, siis kapsas näiteks eriti hästi ei kasva, jääb väikseks. Seal on ka see just sama põhjus, et eks ju liivased mullad on üldjuhul kuivad. Kui on väiksemgi põuaperiood, siis nad kuivavad nii ruttu läbi ja taimed ei saa vett ja ei suuda ka toita enda omast. Mulla reaktsioon, happesus. Köögiviljad üldiselt ei ole väga tundlikud ja on võimelised kasvama ka suhtelistel happelistel muldadel, kuid siiski nad eelistavad nõrgalt happelisi või neutraalseid muldasid. Ja Eesti kaarti vaadates siis Põhja-Eesti on siis paepealsete muldadega, seal on siis aluskivi on kõrge leelisusega ja mullad on ka siis aluselised, et pH tase on siis kõrge. Mida lõuna poole me lähme või liigume, siis seda happelisemaks mullad muutuvad. Mulla happesuse puhul on siis üheks suurimaks negatiivseks asjaks ristõieliste kasvatamine. Kui muld on happeline, siis see happeline keskkond on soodsaks keskkonnaks kapsanuutri seenele, siis ütleme niimoodi. Ja eriti siis kõik need ristõielised kultuurid, mida me seal kasvatame, ma ei tea, kindlasti maheaias seda eelmine aasta, ma ei tahaks uskuda, et sellist asja oli. Ainuke võimalus, et kui te teite kuskilt kasvatasite taimed ette ja see kasvuturvas või kasvumuld, millest te taimed ette kasvatasite, et see oli nakatunud, siis te võisite sellega tuua seda kapsanuutrit sinna. Kapsanuutri tunneb nagu üsna kergesti selles mõttes ära, et kui te põllu peal vaatate, taim kisub selliseks violetseks, jääb kängu ja siis kui taim üles tõmmata, siis juurtel on sellised suured mügarad nagu selline vähkkasvaja, eks ju, siis see on kapsanuuter ja see levib happelises keskkonnas. Ja sellel kõige parem tõrjemeetod siis ongi muldade lupjamine ja muidugi see viljavahelduse järgimine. Kõik kultuurid põhimõtteliselt ei talu lupjamist või õigemini ei talu värsket lupja. Näiteks porgandile ei tohi anda, peterselile ei tohi anda värsket lupja. Sarikalised laias laastus ei talu värsket lupja. Nad muutuvad selliseks karvaseks, nagu oleks lehekirbu kahjustus ja heledamaks karotenoidide sisalduse vähem ja sellised kibedad ja niimoodi. Porganditaimed ei talu seda. Ehk siis, kui teil on mullad happelised, tahate porgandit kasvatada, siis te peate selle lupjamise tegema nagu aasta varem. Küsiks ühe asja, kas puutuhk asendaks lupjamist ja kas see on ka porgandile ohtlik? Põhimõtteliselt jah, puutuhk asendab tuhaga lihtsalt, eks ju, see ahjuküttest, eks ju, tuhaga saab täiesti, see sisaldab, eks ju, kaltsiumkarbonaati ja sellega on võimalik siis neutraliseerida. Minu teada ongi just seesama see kaltsiumkarbonaat on see, mis siis nagu on selle porgandile nagu vastunäidustatud või sarikalistel. Nii et porgandi või sarikaliste kasvatusel vältida ikkagi igasugust lupjamist samal aastal, eks ju, külbi aastal. Põhimõtteliselt on siin siis skaalal mulla happesus, kus siin on nagu tugevalt happeline, neutraalne pH 7 ja aluseline on siis sellel teljel ja siin on siis erinevad toiteelemendid, ehk siit on siis võimalik näha, et eks ju molübdeen, vask, tsink, boor, väävel, kaltsium, magneesium, erinevad elemendid, kuidas mulla happesus mõjutab nende omastamist.
ehk siis noh, näiteks võib booripuudust tekkida ristõielistel kultuuridel eriti. Tähendab ristõielistel ja ka söögipeed, kas veel, jah, seller, nendel võib tekkida booripuudus ja booripuudus võib tekkida eelkõige just sellistel leeliselistel muldadel, kus pH tase on kõrgem, kuivematel perioodidel. Kui te olete kuulnud võib-olla kaalika puhul klaasisustõbi, on selline kaalikas seest läheb selliseks nagu teraliseks, sellised klaasikristallikesed tekivad sisse. Või siis söögipeedil on sees mustad sellised kõvad tükid. See on söögipeedil siis südamiku kuiv mädanik ja kaalikal siis niinimetatud klaasisustõbi ja see on konkreetselt füsioloogiline haigus, mis on tingitud booripuudusest. Et see on siis kaks võimalust, eks ju, et see booripuudus on tekkinud siis sellest, et mullas küll on boori, aga kuna muld on hästi aluseline, siis taim ei suuda seda omastada või siis lihtsalt boori on vähe. Suuremates tootmistingimustes siis ikkagi selliste kultuuride kasvatamisel kasutatakse väetiseid, mis sisaldavad boori. Siin aknapoolses joonisel on veel üks selline ülevaatlik joonis sellest, kuidas siis mullaviljakus või huumuse sisaldus, mulla huumuse sisaldus mõjutab erinevate kultuuride saagikust potentsiaalselt. See on selline suhtarvuline, ma ütlesin, et liblikõielised kultuurid, need omastavad, eks ju, lämmastikku väga edukalt õhust mügarbakterite abil ja nendel ei ole mullaviljakus nii väga oluline. See ongi siin näha, et huumuse sisaldus 1 või huumuse sisaldus 7,5, 1 on ikka väga-väga kehva põllumuld. Meil on enamus põllumuldadest on seal 2-3 vahel, ütleme niimoodi. Või 1,8 isegi ma mäletan siin osadel põldudel. Aga ütleme üle 5 niimoodi 6, 7, 8, see on sisuliselt juba selline täielik kompostmuld või hästi lagunenud soomuld, turvasmuld, et see on siis nende pH tase, vaid see mulla huumuse sisaldus on nagu sellistel orgaanilistel muldadel suurem. Aga siit on siis näha, et aeternes, aetuba, et see huumuse sisalduse tõus nagu eriliselt ei mõjuta seda. Samas jälle kui porgandi puhul, kapsa puhul, ka lillkapsa puhul siin on huumuse sisaldus mõjutab saagikust oluliselt.